Täna taas umbes 20 senti üles hüpanud kütusehinnad tanklates annavad märku, et alates eelmisest nädalast järjest üles rühkinud naftahinnad mõjutavad järjest rohkem igat Eesti inimest. Peaminister Kristen Michal nentis pärast Riigikaitse Nõukogu arutelu, et surve hinnatõusuks ja tarneraskustele erinevates sektorites on praegu suur. Eestis on kombeks, et kui maailmas midagi juhtub, siis hinna tõusu laine jõuab siia kiiremini kui miski muu. Ära läheb ta siit kuidagi aeglasemalt, nii et see vist on vaikselt juba kohale tulemas kütuseturule. Lisaks näiteks sellised kaudsed mõjud on olemas, kui gaasitööstus või gaasi tootmine või tarned pihta saavad, võib see mõjutada ka erinevaid tööstusi, mis sellest sõltuvad. On ka näiteks elektroonika IT-tööstuses ettevõtted, mis sellest sõltuvad, nii edasi. Peamiselt oli kohtumine varem kokku lepitud teemal Eesti kaitsetööstuse areng. President Alar Karise sõnul on nüüd Eesti ja koos sellega terve Euroopa oma kaitsetööstus veelgi tähtsam kui varem. Euroopa ostab ju väljast palju oma varustust ja see on nüüd läinud käiku ameeriklaste poolt Lähis-Idas. Nii et palju neid võimekust ameeriklastel on meile müüa, ehk siis teisisõnu uuesti me peame rohkem pühendama sellele, mida me toodame siin Euroopas ise. Ja arusaadavalt siin hakkavad mängima tarneahelad ja kõik ja me arutasime ka seda, et paljud asjad tuleks ikkagi võimalusel siin Eestis enda riigis toota. Ja üks probleem, mis tekib ka samade parkidega, ma mõtlen kaitsetööstusparkidega, meil ei ole praeguse seisuga võib-olla piisavalt elektrienergiat selleks, et siia võib-olla kutsuda neid ettevõtteid, kes seda rohkem vajavad. Kui mingis relvastusliinis on laod veidi õhemad, siis kuskile, kuhu seda vaja on, näiteks Ukrainasse, võib see tarne kas hilineda, edasi lükkuda või kõike muud. Täna otsest ohtu sellele ei ole veel teada antud, aga risk on, et kui see konflikt peaks seal pikemalt kestma, siis risk, et need samad õhutõrjevahendid, kõik muud võivad liikuda piirkonda, kus ameeriklastel näiteks see kuumem on alati olemas. Eesti julgeolekule, ütleks niimoodi, kindlasti otsest mõju sellel nii palju ei ole, küll tuleb ilmselt sisejulgeolekuteenistustel üle Euroopa, üle maailma hakata järgima ka võimalikke radikaliseerumise riske, sest ütleme nii, et sellised pikale venivad või kauem kestvad konfliktid kindlasti võivad tuua kaasa ka ohte. Et kuidas see kestab ja kaua see kestab, täna on veel lõpuni ebaselge.